ja auto sõidab mööda täpselt samal hetkel, kui ma tahan rääkida. See jäi videosse. Tervist discgolfi sõbrad, mina jälle Tarvo siin. Üle pika aja mul jälle piisavalt aega, et tulla Eestimaa peale radu avastama. Ja olengi täna siin sellises toredas kohas, nagu on Rapla. Ilm on suurepärane, aga et ma ei peaks üksinda mängima täiesti võõras kohas, ongi mul kaasa võetud, kutsutud täna siia üks kohalik, kes on varem minu videodes olnud, võitis maikuu Discland Starsi, Martin Tilk. Tere ka minu poolt. Et väga rõõm on sind jälle näha ja siin olla, et hetkel vaatan siia peale, et ma arvan, et rada on piisavalt heas korras, et siin on kindlasti väga vahva, aga nagu ma aru saan, siis on see rada suht värskelt ümber tehtud või alles täiesti tehtud? Jah, see aasta natukene muutsime, võib-olla natukene raskemaks, aga kindlasti ta ei ole liiga raske ja saab väga hästi diski nautida. Väga lahe. Kohe lähmegi sinna peale ja vaatame, mis siin toimub. Aga enne ma räägin sellest kettast. See on mul ära andmiseks jälle. See ketas jääb peale meie ringi Martini kätte. Et samal päeval, kui video üles läheme, ta tuleb selle, peidab siia kuskile oma suva järgi ära. Ja kes selle endale leiab, see saab selle endale. Nii lihtne see ongi. Nii et tasub kindlasti siia tulla. Just. Esimene rada, par 3, 92 meetrit. OB on korvi taga, vasakul ja paremal, igal pool. Proovime korvi alla visata. No jah. Nii, mina ütlen kohe esimeseks asjaks ära, et 92 meetrit on minu jaoks kindlasti palju. Et olen oma tehnika õppimisega hetkel sellel maal, kus ma endiselt viskan koha pealt. Et 80 meetrit on minu jaoks okei. Et ja üritan lihtsalt siia keskele kuskile selle ära paigutada. Tuli natukene parem, kui lootsin. Võtame. Sul tuli parem kui mul. Täitsa pekis. See on hea kohta. See on ju 6 meetrit, see on väga hästi. No, 6 meetrit on minu jaoks suht ohtlik. Okei. Jõudsime siia kuskil 10 meetri peale. Ei saanud korvi alla. Aga mis seal ikka? Kena. Nagu näha, minul läks oluliselt paremini, kui ma oskasin oodata. Ma arvan, see on algaja õnn ja esimest korda rajal siis kipubki väga hästi enamasti välja tulema. Et paneme mööda ära ja saame eluga edasi minna. Parr on alati okei, nagu nad ütlevad. Topeltputt. Okei, teine rada, par 4, 154 meetrit. Läheb umbes 110 meetrit otse ja siis on metsa sisse. Ülejäänud tee. Proovime sinna metsa ette saada. Oi, väga lühike. Mitte väga lühike, aga lühike. Kuna mina endiselt ei tea, kus korv on, siis mina lähen kindlalt 4 mängima. Et kui ma sinna künka peale saan, siis ma olen rahul. Ma arvan, et seal peaks okei olema. Vähemalt nii öeldi. Oi, see on madal. Oi, ilus roll. Jess, 50 meetrit sain edasi. Liiga lühike. Ei, see on päris hea, said täpselt sinna vahesse ka.
nii lühike pole küll ammu olnud. Siit ei oskagi midagi teha väga. Proovime kuidagi läbi saada. Väga kehv. Aga saan ma muidu õigesti aru, et kõige parem käpp on siit see ikkagi see parempoolne. Jep. Et see tundub natukene suurem olevat. Jah, sealt on kõige parem. Mul on ainult üks valik tegelikult. Minu jaoks eeskäega. Ja võtad pigem sellise stabiilse ketta siis? Natuke üle stabiilsema lähenemisketta. Harbi. No siit tundus vist hea või? 6-7 peal, jah. Nii, minul on siis selline ilus auk siin. Et võtan oma usaldusväärse kummipluti ja... Aga tegelikult ei saa. Tagantkäe varianti ei ole. Siis võtame teise usaldusväärse tsooni. Ja paneme lihtsalt sirgelt sinna korvi suunas. Natukene madal, aga tugev. Ossapekk. Oota, mõlemad putime 5 nüüd või? Jep. Päris kohutav tegelikult ju. On. Mina tahaks ausalt öeldes tahaks igal rajal pöördiga ära minna, aga noh. Täna ei ole see päev vist. Noh. Päevad ei ole vennad. Nii, 3. raja peale minek on siis siit samast metsast otse välja ja kõnnime siia mäe üles. Et hetkel ma pean ütlema, ma ei kahetse, ma sükaga olen. Aga tundub, et seljakotiga vist on siin lihtsam. Ainult siin kohas. Üldiselt ei ole vahet, ma arvan. Kas see on meil ainukene mägi täna? Jah. 3. rada, 60 meetrit, saare rada. Kruusatee on kõik OB. Aga kui saarele ei maandu, siis on kohe riiti ja pluss 1 ei lisandu. Ehk viskad nii kaua, kuni saad saarele. See on päris huvitav. Skipi peale. Aga muru peale, jah. Ja see on safe. Väga huvitavat skipi ei tulnud. Et rolliga väga jopas, läks sinna safe ilusti. Okei. Esimese fiskeks proovin siis kummipluti. Et distants on ju 60 meetrit on natuke alla mäge, et kumplutiga on okei. Ja kõik teame, et kumplutt on selline, et ta ei skipa kuskile. Et kui mul õnnestub ümber selle posti saada parema poolt, siis peaks väga hea olema. Aga keera nüüd alla. Okei. See vist on ikkagi... See läks mõnusalt 30 meetrit pikaks veel. See vist on ikkagi OB. Okei, siis loeme, et see on OB. Ma ei ole kindel. Sa võid... Ei, siis me teeme uue, siis ma võtan teise kätte, see lendas liiga hästi. Ma võin sinna minna ja... Ei ole vahet. Või punast lippu sulle lehvitada. Ei ole vahet. Ma arvan, et see pigem on pikaks, kui ta on saare radaline. Seal taga on küll... Ta läks ikka mõnusalt pikaks tegelikult. No see peaks parem olema, aga pikaks. See on hästi. Põõsas päästis. Kus juures, see on safe. On safe või? Jep. No siis ma mängin seda esimest ketast ikkagist. Mõistlik. Ma korjan selle ära siit. Mis safe on siis, kuni selle... Kase, mis kase, on kased, ei ole kased. Ma ei tea. Puude põrust. Puudeni jah, on põhimõtteliselt jah.
ikka pikaks. Ei ole hullu. Et Martinil nagu huvitavam mängida oleks. Et sama ajal, kui ta putib, siis ta võiks meile rääkida, kas Discgolf Starsi võit on senimaani kõige suurem võit olnud discgolfis. Kindlasti mitte. Peale seda suutsin ka ühe sellise PDK võistluse võita nagu Kehtna Ketas, mis siin juuni lõpus toimus. Et ma arvan, see oli suurem võit. Raskemal real ka. Neljas rada, par 3, 71 meetrit üle tiigi. Tiik on ilmselgelt OB. Ülejäänud on safe. Mul on 4 rajaga 0, mis on tegelikult minu jaoks päris kehv. Proovime edaspidi paremini. Sees? Ei ole. Okay. Isegi ei oska öelda. Aga üle minna? Üle saab, väga hästi. Kui tõenäoline see on? Kui sa vastu seda halli siin ei pane, siis on hästi. Kas seda enam puuks saab nimetada? See on nagu mando puu ju. Jah. Ikka neid parem ikka on siin natukene. See tundub päris okei. Pargitad või? Peaaegu vist tundub. Madal. Nii. Ja nii ongi. Jäi. Ma sain ka pöördi. Väga tubli. Jop, ma olen endale uhke. Nii, 5. rada, par 3, 133 meetrit näitab. Küll aga OB on vasakul ja 90 kuni 110 meetrit on hasardiala. Vot nii. Oho. Et kes välja ei iska üle 110, siis see saab mängida safe ilust. Ühesõnaga mina. Küll aga mina ka ei pruugi vahepeal välja visata, kui alasti läheb. Oi, kui ilusti see keerab natuke liiga paremale. Nüüd üle hasardi, jah? Seda kindlasti, aga... Nice. Oi, see on nägemist. Aga õnneks väga nägemist ei olnud. Ja sa oled vist täpselt 90 peal. Või paar meetrit vähem. Ehk sul läks hästi. Aga ma vaatan, et mul võis kogemata päris hea taktika tulla. Et kuna ma välja niikuinii ei viska, siis ma olen kindla maapinnase peal. Väga hästi öeldes. Ma niimoodi polegi mõelnud kunagi. Ei, see on tõesti jah. Et selline tugev maa nagu uus tiiala oleks siin minu jaoks tehtud. Jah. Noh, keera nüüd. Keera. Ossa, OB. Ei, sinna me läheme pärast järgmisele tiialale. Aga see on 117 viskasin praegu. On ka paremini visatud. Aga proovime. Äkki läheb. Natuke puud. Ei, see on kindlasti OB. See läks sinna künka peale. Sul on siin, jah. Siis ta on OB, jah? Jah. Ai. Hea run. Kõlbab küll. Nii, mulle siis OB 5. 6. rada, par 3, 105 meetrit. Ilusti alla mäge. Vasakul OB
eelmisest rajast. Kas sellise väikese aisele joonega ongi plaan visata või? See toidab tavaliselt. Jah. Aga saab ka paremini, kui praegu läks. Pigem ei läinud hästi. Nii. Mina võtan siis üle pika ja driveri kotist välja, fairway driveri. Siis ma künka peal, siis mul on väikene lootus, et ma äkki viskan välja isegi. Et kettaks on Avenger SS ja proovin ta ikkagist ilusti ujuma panna. Natukene äärest eemal, et üle ei astuks. Kõrgele. Safe vähemalt. Vedasid seisma jäi, jah? Hästi rahulikult. Ikka liigu tugevalt. Rahulikult pikaks. Ei oska. Õppima peab. See on mingi satikas keset ekraani. Kõtt. Jõudsin siia 6-7 peale. Aga noh, täna ei lähe ikka üldse. Oi! Beat that. Sa ei pannud airballi vähemalt. Tavaliselt 3 ei ole paha, aga selline 3 on küll väga paha. 7. rada, par 3, 55 meetrit. Iseenesest lühike, aga mitte nii kerge, kui tundub. Mina lähen ees käega siit väikse fleksiga. Tagant käega pigem ei saa siin üldse, kui siis ainult putteriga. Vot nii. Natuke kitsas. Natuke liiga kitsalt läksin. Ma arvan, putteriga minu jaoks siit on palju. Lähen ikkagi tagantkäega proovima, võtan bussi. Et see peaks ju hoidma seda oma aiseri joont väga hästi. Ma proovin siit umbes keskelt. Ei vist kõrgemale vist on vaja. On. Ma arvan, et viskenurk oli isegi päris hea selle kette jaoks. Kõrgus oli vale. Et siit on, ei ole tegelikult palju jäänud, aga puu on täpselt mul korvi posti peal, ehk siis täpselt keskel. Et proovin siis paremalt mööda saada. Et äkki läheb. Ei lähe see. 6-7 meetrit jälle. Arvestades mu tänast statistikat, siis sa võid väga vabalt pihta saada. No, ma olen natukene puu taha peitu. Vahepeal läheb ka. Hea töö. Ossa! Ei tohi ikka laisk olla. Nii lihtne 4. Top. 7 nädalat mängitud, et paras hetk, kui Martin meile räägib, mis siin Rapla rajal siis õigemini toimub ka, et kas on mingeid võistlusi, kas on midagi suurem ka tulemas? Nädalamänge toimub iga nädal, tavaliselt neljapäeviti. Et ma ütleks, et Rapla rada on üllatavalt underrated, et väga palju inimesi siin ei taha käia millegi pärast.
aga minu arust see on Raplamaal üks parimaid radu. Aga see on minu arvamus. Jah. Et kas Rapla nädalamängudel Olaripotti ka on? On. Järgmisel mängul on Olaripott 115 eurot. See on ju päris korralik teenistus juba, et siin ju hetkel 7 raja peale oleme näinud, et tegelikult siin on päris mitu rada juba, kus oleks võinud proovida. Ei noh, eks igal rajal saab, kui väga tahta. 8 rada, par 3, 75 meetrit. Saab eeskäega, saab ka tagantkäega üle minevat. Mina lähen eeskäega Exploreriga. Natuke kõrge. Natukene vara. Ja vara. 7 lühike. Mina lähen siis tagurid viskama. Eeskäsi ei luba mul nii palju meetreid visata. Nii et proovin siis midariga keskelt ja äkki läheb korvi suunas natukenegi, siis oleks sõja. No, peaaegu pool rada läbitud. Sees. Ei olnud. Palju puudu jäänud, aga jah, mul on üks mõnus oks ka ees. Valetasin natuke. Eile olin ikkagi 2 meetrit tagapool. Läks. Hästi. Oskan küll, kui tahan. Just. Peab keskenduma iga viske jaoks, mitte plönne laskma. 9 rada, par 3, 74 meetrit. Korvi ees on siuksed pisikesed mozzarella pulgad, mis kaitsevad teda. Et keegi ikkagi holarit ei saaks, eks ju. Mina lähen, proovin väikest. Jaa, aga tänu nende pulkadele see holar oleks siin ju palju magusum. Seda küll. Nii et tere. Mina keskelt otse peale minna ei suuda. Ma lähen sealt vasakult. Ilmselt kaameradis väga ei ole, seal on väikene auk on. Et proovin sinna selle ujuma panna ja et äkki tuleb midagi head. Liiga palju. Aga kaugemal kui Martin. Seda küll. Otse minna peabki siit hästi madalalt viskama, nagu me näeme, need oksad siin tegelikult natukene takistavad. Et selline... Oi, olemegi kohal. Oi, kaunis. Väga kaunis liigutus. Võtan kumbluti ja üritan väikese aiseriga sinna sisse kukutada. Noh, mõte oli olemas, aga tulem. Teostus oli kehva. Kümnes rada, par 3, 97 meetrit. Suhteliselt puine. Et eesmärk on lihtsalt keskelt läbi saada pigem. Pördi on boonus. Võtame toonekure välja ja proovime paremat drive'i teha kui eelmisel rajal. Oksad ei ole sõbrad. Kui läbi läheb on hästi. Sealt on võimalik paari saada. Mie läbi. Natuke lühike on, aga... Vot tead, ma teen sellist pulli, ma viskan ees käega ja selle samuse tremoriga. Ma mõtlesin ka seda. Otse puusse. Fairway hit. Tõsi. Mul sellise koha peal, et annan siit väikese runni, ikka kummiplutiga. Noh, kuku.
ei, see aeg. No mis sul on, 7 või? 7-8 jah. 7-8 ja puud. 7-8 ja puud. See tahab siia väga hästi ette jääda. Natuke puud. Ei tea, kui efektne see on. Paugid. Rada 11, paar 3, 79 meetrit, natuke alla mäge. Korvi taga kohe 3 meetri pärast on OB, aga pigem visata sinna, kui jätta siin lühikeseks. Ja mina tegin seda, mida ei tohtinud teha. Näiteks niimoodi. Jah, see on päris okk. Mõnusalt metsa sees. Natuke puud. Nii, päeva teine põrdi võimalus. On madalad oksad, mis tegelikult segavad päris korralikult. Siis no, siit on lootusetu. Proovime siit alt siis. Et super argputt. Ikka üle rauda. Saab siit uue miimi teha. Ikka üle rauda läheb kõik. Rada 12, par 3, 81 meetrit. Saab otse läbi minna, saab ka haiseriga üle puude. Mina eile viskasin vastu alarauda, täna viskan põõsasse. Natuke madal ja lühike. Ja ei taba, tule vähemalt alla sealt, ei tuld. Ega siin muud varianti ei ole, kui siit okste vahelt üritada kuidagi minna. Aga kuna avastame, siis proovime kõik järgi. Noh, välja sain. Natuke üle 10. Äkki läheb. Läks. Ei oska. Meil on 1200 mängitud. Et on hea koht küsida, et kes meil selle raja disaini siin on teinud, et kes paigutas need tiialad sellise koha peale, kus nad on ja kes paigutas need korvid sinna, kus nad on. Jah, rajahaldaja on meil Raida Kaljajev, kes siis oma vabast ajast siin viitsib ja tahab tegeleda ja on vaeva näinud selle rajaga kõvasti. Et suur aitäh talle. 13. rada, par 3, 78 meetrit. Mandost peab mängima paremalt ja on ka kõrgendatud korv. Seisma jäi. Päris hea. Päris hea. Hea töö. Mina olen siin 4 peal. Võiks ju ära panna. Panin. Ja Tarval läks eriti hästi. Jah, mul oli õnne kõvasti, et võttis tuule alla ja väga lihtne põrdi. Et vahelduseks on sellised ka toredad. Rada 14, par 3, 102 meetrit. Mandost peab jälle mängima paremalt ja peab panema üsna täpse viska, et korvi alla saada. Natuke. Opa, kus see skip nüüd tuli? Kruusatee pealt. Kui vaja ei ole, siis ta tuleb. Just. Liiga kõrge. Jälgi. Leiab üles küll.
Sees. Sisse. Ai. Hästi. Oi, Seekord mitte. alaraud. 15. rada, paar 3, 66 meetrit. Triple Mando, millest tuleb läbida. Ja võsa, millest hoiduda. Tegin täpselt seda, mida Ei tohiks. kõrge. Kõrge jah, aga see läheb korvi alla raudselt. Enam-vähem. Drop zone on siinpool, jah? Jah, drop zone on siin siis Mando juures kohe. Väike põks. Vastu keskmist posti. Moogis loperdas. Aga ma süüdistan selle kärbes, kes mul kõrva ronis. Hästi. Rada 16, paar 3, 102 meetrit. Paremal tiigid, kuhu ei taha visata. Ja vasakul on võsa. Küll aga mul on seal tiigis 3 ketast. 3 või? Vist jah. See on liiga kõrge. Liiga kõrge jah, feidib ära. Üle tee isegi. Oi, kui kohutav see nüüd oli. Saab otsida. Nii, nüüd juhtuski see, mida kõige rohkem kartsime. Et Martin küll otsib veel ketast, loodab üles leida, aga ilmselt mu ketas on seal kusagil põõsas kadunud. Et teen uue riti ja vaatame, äkki tuleb paremini seekord. Kus sa sellega? Kurk on nii kõige. Tuleb uus riti vist. Siis on päris hästi. Ei tule, siin on. Okei. Ma tean, et filmib ja loeb hetkel, et ma lihtsalt viskan siit välja ja ma ei hakka järegi jooksma. Nii, vaata igaks juhuks. Vaatan. Raller. Vette. Ei ole. Hästi. Nii, siuke oma jagu veel minna. 20 äkki, natuke vähem. Aga no, ei saa. 3, 4, 5. Nii, 17. rada, paar 3, 83 meetrit üle tiigi. Et seal ikka. Proovime lihtsalt korvi juurde visata. Natuke lühike. Ikka päris lühike. Ma siin tagasihoidlikult panen alati. Mul läks eelmine rada nii hästi, nagu ta läks, siis võtan siit kette, mida mul ei ole kahju sinna tiiki visata ja proovin sammudega. Kuna on driver, vaatame, mis siit välja tuleb. Safe isegi. Safe, jah. Drop zone on siin samas. Noh, siit on täitsa okei. Kes ketast ei taha kaodata, on täiesti lubatud tegelikult kohe otse mängus siia tulla. Just. Mis see on, mingi 10, 9? No ei sukest. See on isegi rohkem. Siit ei tundu, aga ma ei tea ka. Ai.
peaaegu. mina olen nüüd 3-ga väga rahul. nii, viimane rada. Par 3, 82 meetrit. Topeltmando on otsa ees ja ülejäänud on enam-vähem loterii. seal taga on ka ajutiselt mulle hunnik. Ei oska täpselt öelda, miks. Eesmärk oleks esimesest puudest mööda saada, et 3 saada. Üllatavalt palju kandis, arvestades, et kui palju ta oksi sai. Pain natuke liiga kõrgele ja napilt jäi vist seifi. jah, ühesõnaga vasakpoolne kraav on ka OB. jah. okei. siin on tõesti lihtsalt üritada keskel nii kaugele, kui saada vähem võimalik. tõesti 3 mängida. noh, mandadest läbi, keskel. sealt saab läheneda küll. võtan putteri, rootsi ja panen väikese aiseri sinna teele. umbes niimoodi. Üks putil olen. Vette läks või? Jah. nii, sina jah, jäid niimoodi. sul vist väike kanal sealt on, jah? Mul on jah natuke. et siit kaamera vaates seda ei ole näha, aga me ei hakka sinna ronima ka. Küll aga väga mugav ei ole. Proovime midagi. Nii on jalaviga. see tundus, et jääks korvi alla. Mitte korvi alla, aga natuke mööda ja üle ja värki kõike. kes ei näe, siis seal on vett ei puuduta, aga kuna ta maapinnast on ikkagist eemal, siis ta on ikkagist OB. 5 meetri pealt, et parri saada. Oli viimane. ongi ring mängitud. aitäh, Martin, et mind vastu võtsid. Aitäh, et tulid. et mina kiidaksin rada, laidaksin enda mängu. aga see käib kõik õppimise protsessi juurde. et ma arvan, et oli väga kihvt mäng ja ilm on vastav. et parem kui külmetada tegelikult. Kindlasti. ja ma tuletan meelde, et siis see ketas jääb Martini kätte, et siin all on ka väike sõnum leidjale, mis siin täpselt kirjas on, see jääb minu ja leidja vahele ja ka Martini vahele. Martin ei saab lugeda seda. aga jah, et kas võib-olla Martinile lõpetuseks öelda, et kas siin Rapla ära äkki kunagi mingid suuremad PDK võistlused ka on tulemas? On mõeldud selle peale? Sest rada tundub nagu selle jaoks tegelikult täitsa sobiv, et ruumi on ja distantsi on ja on lühikese radu ja on raske radu. Ma arvan, hetkel selle peale mõeldud ei ole vist veel, aga iial ei ütle ei. Jaa, et tundub rada on selle jaoks täitsa sobilik ja vähemalt see tiier võib siia rahulikult mängida. Ja aitäh kõigi vaatamast ja järgmise korrani. see jäi videosse.